Tere! Raul Rebasel on sotsiaalmeedias oma rubriik Vox Populi, mis tähendab maakeeli rahvarebane. Raul Rebane on olnud ülihea spordiajakirjanik, ETV programmi juht, õpetab televisiooni teadust tänini ja postitas teksti pealkirjaga Kindralite raport ja Ilvese seisukoht, mida siis Murutar tegi sinu jaoks hea eesti keele õppija punaseks tegi. Nagu mul mõned sõbrad küsivad, kas muud värvi pliiatsid said tühjaks. Ei saanud. Raske lahingus, vastupidi, raske õppusel, kergel lahingus. Nii on. Kindralite raporti kohta käiva teksti leidis meie rahvarebane ajalehest Postimees. Endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese tekst oli seal ja oli täpne, oli korrale kutsuv elegantselt ja oli üsna mitmeti Ameerika eestikeelne ja samas väga moekalt eestikeelne, tehes samu apse, mida teevad projekti põhilise Eesti kõikvõimalikud asjapulgad. On kinnistunud mõned väljendid nuripidi just selle projekti maastiku taotluste maastiku tõttu. Niisiis Kindralite raporti ja Ilvese seisukoha järel, kuivõrd see on meil pealkiri, punkti ei ole. Kui me oleme koos õige keele ära silitanud, siis saad sina refereerida, mida rahvarebane refereeris või tsiteeris ja sõnastad oma seisukoha Eesti kaitsevõime ning kindralite aruande asjus, mida me lugenud ei ole. Ilves ka ei ole. Näi, see pool on sulle, see mulle, Rebase ja Ilvese jälgi täis. Kes siin käis, punane pliiats käis. Ja mis ta siin tegi? Usun, et paljud on segaduses, kui loevad Kindralite raporti. Jutumärgid algavad alt. Eesti keel. Meediakajastusi ka mures. Kallis Raul, armas sõber, ära kirjuta teinekord, et kas, et mis, et kus. Lähme otse asja juurde, kas. Nii siis, et maha ka mures, kas Eesti on ikka kaitstud. Praegu oleks mõistlik kuulata rohkem lugenud inimeste arvamusi. Rohkem lugenud kirjutaksime pigem kokku, sest see on omadussõna, poolitusmärk rea lõpus, rohkem lugenud. Edastan siin president suure tähega, tegemist institutsiooniga, mitte maleklubi presidendiga, nii et suure tähega siis ka, kui ta on erus. Toomas Hendrik Ilvese arvamuse. Pildil on ta oma raamatukogus. Panen teile selle siia, selle pildi küll. Jah, olen nüüd endamisi mõtisklenud. Ahaa. Siit algab Toomas Hendrik Ilvese tekst, mille rahvarebane võttis Postimehest. Järelikult me alustame seda rida jutumärkidega. Jutumärgid algavad sealt alt. Aitäh. Olen nüüd endamisi mõtisklenud natuke veel selle Riigikogu
komisjoni algusjutumärk alla. Seni veel avaldamata raporti. Meil on torti. Kui sa tahad kontrolli erinevatest sõnatarkuse keskkondadest, me kääname raporti, raportite, tugev te. Mitte niivõrd sisu üle, kuna ma pole kogu asja lugenud ega oskakski kommenteerida, kui see peaks olema peaasjalikult tehnilistest hädadest, vaid kuidas raportiga tugev te toimiti. Kuna eestlased, aga eriti mõned komisjonäärid, see on üks tore sõna, komisjonäärid ja raportöörid on niinimetatud Soome kaitsemudeli fännid, küsisin endalt, kuidas eduskundas ekskindralid üks sõna, sest eks üksinda ei ole sõna mitte üheski kombinatsioonis, ekskindralid kokku ilma sidekriipsuta, kui neid seal oleks. Ajanuksid. Me jääme vana kauni keelemudeli juurde panna tingiva kõneviisi lõppudesse, pöörde lõpud, ajanuksid. Edaspidi härra Ilvesel on need pöörde lõpud, nii et paneme siia ka ajanuksid asja. Esiteks koolon, mitte koma. Nad poleks ealeski sellest teinud pressisündmust ega eitav sidesõna on eesti keeles ega, neither, ehk siis teinud pressisündmust ega lasknud avalikkuse ees 2 k-d. Avalik, avalikkus, 3. välde 2 k-d. Avalikkuse ees väidetavat musta pesu õhutada on läinud kombinatsiooni 2 erinevat väljendit. Üks on vaenu õhutada ja teine on musta pesu pesta. Ikka pesta, härra Ilves. Niisiis väidetavat musta pesu pesta ja juba enne raporti tugev te avaldamist. Nad oleksid teadlikud, et mis tahes provintsi poliitilisi plusspunkte nad raportiga tugev saavutanuks annaksid nad samal ajal Eesti vaenlasele mitte plusspunkte, vaid trumpe nii propagandistlikke kui strateegilisi, näidates koma, millised on Eesti kaitse nõrgad kohad. Teiseks, koolon ja siit, kui nad oleksid nagu Soome endised kõrged ohvitserid, lisame sõna siis. Kui nad oleksid, siis, väga hea, siis nad jaganuksid oma raporti. Ministrid väikeste tähtedega ei ole nad nii suure täheväärselt tähtsad miskit, mitte keski. Niisiis, raporti kaitseministrile, peaministrile väikeste tähtedega, president suure tähega ja aga mitte avalikkusele. Nad, ja nüüd on mul sügelised, sest nii projekti maastiku inimesed kui poliitikud kui meedia räägib taodelnuks. See on õudne, seltsimehed, õudne. On sõnad töötlema, töödelnud, töödelnuks. On sõna taatlema,
taadeldud, taadelnuks, see on siis mõõteriistade kontrollimine. Meil on tanklates pumbad taadeldud, vahtkustutid taadeldud. Ole kallis, vaata, kui soovid keeleveebist, Eesti Keele Instituudi kodulehelt, kust iganes sõna taotlema pööratakse taotlenuks ehk siis taotlema, taotleda, taotlenuks. Ja põhiseadus väikese tähega. Põhiseaduses sätestet, see on nii kaunis, see on viisnapuu, see on under, see on Atson. Aitäh, Toomas Hendrik. Sätestet, nüüd me lisame siia sõna Eesti suure tähega, sest see on terviklik, ametlik nimetus Eesti Vabariigi presidendi riigikaitse nõukogu. Nii et paneme Eesti juurde. Nõukogult võimalust tutvustada oma raportit ja arutada selle sisu üksikasju nõukogu väikese tähega liikmetega. Riigikaitse nõukogusse kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister ning kaitseväe juhataja. Kuna selles loetelus oli järjest nii palju koomasid, suurema eralduse, suurema hingamise pausi tegemiseks asetame siia kohta mõttekriipsu koma asemel nüüd. Niisiis kaitseväe juhataja mõttekriips ehk kõik, kes vastutavad riigikaitse eest. See toimuks kõik kinniste uste taga ilma kollase kärata saaksid, ja nüüd te näete ühes lauses 2 korda saaksid kriitikat saanud. Selle koha peal tõstab pead härra Ilvese USA põhine lastetuba ja keele kasutus inglise keele järelmaitsega. Et ei oleks 2 korda saaksid ja et ei oleks ingliskeelne eesti keel. Me asendame teise saamise ära. Ilma kollase kärata saaksid kriitikat pälvinud. Kriitikat pälvitakse eesti keeles, aga sellest kogu aeg. Kriitikat pälvinud asutused ja isikud seletada või isegi lausa möönda, et ühes või teises punktis on komisjonääridel õigus. Ja komisjonäärid versus raportöörid, kes ju on samuti meie ühise Eesti asja. See on tore, et mõlemad on suure tähega, see on selline Avanti ja Venceremos vibe. Eesti asja eest väljas saanuksid, et oleks rõhk sõnal samuti. Siis me asendamegi sõnaga samuti. Saanuksid samuti möönda, et mõnes küsimuses mindi liiale. See kõik on nüüd võimatu. Jälle on meil nii olulises asjas nagu riigikaitse, oluline asi nagu riigikaitse, me pöörame ja kääname ainult olulist asja. Provintslik mudaloopimine ja plusspunktide otsimine. Oleme eurooplased väikese tähega. Eestlane, inglane, prantslane, sakslane, eurooplane, kõik väikese tähega. Saagem ka täiskasvanuks hüüumärk. Tuletame meelde, et see oli Toomas Hendrik Ilvese tekst, mille Rahvarebane
oma rubriiki Vox Populi noppis Postimehest. Järelikult, kui meil algasid jutumärgid, üllatus, üllatus, nemad lõpevad ka jutumärgid kinni, pärast hüüumärki selle koha peal sai Toomas Hendrik Ilvese tekst läbi. Sina kirjutad nüüd oma seisukohast Eesti kaitsevõime ning kindralite aruande asjus. Kommentaatorid sellel presidendi kritiseeritud kollasel tasandil väidavad, et on ühest küljest see raport järjest kasvavate kaitsekulutuste õigustamine, vot meil on veel teha seda ja seda, andke veel. Teisest küljest, millele juhib Ilves tähelepanu, selle raportiga antakse kätte kallile naabrile teadmised selle kohta, mis on meie nõrgad kohad, nagu naaber seda ise ei teaks. Ja siis saad sa võib-olla kirjutada ka, kas ja kellega näiteks üldse praegu Eesti sõdib, et me peame ennast vigaseks maksma sõja finantseerimisel. Vabandage väga, ei Eesti, NATO ega Euroopa Liit ei ole mitte üheski sõjas. Aitäh kindraleid korrale kutsumast. Täname väga inspireerivat materjali pakkumast. Me kipume olema tõesti need lambad, kes ilma fakte uurimata, ilma tagamaid tundmata igaks juhuks maksavad. Ei ole vaja. Aitäh! Kohtumiseni vabas Eestis. Olgu ta õnnist teed.